ega me selle leidsime, siis ega see oligi lihtsalt näha, et siukene jämedamaks läinud juba. Noh. Oota, mis läheb? Ei lähe vist. Saamast, et ma ei tea, kas mingi töökoha tõttu või asjade või et eriti taha, noh samas või äkki ta oli kapos siis või oli ta ära tulnud juba sealt sugulane, no kõik tundsid, eks ju, kõike vaata, et täitsa siuke mõttetu teema oli, jälle elus siuke õppetund. Aga sa küsisid nüüd seda, et kuidas sul suhted selle mehega on, et nii palju kui ma temaga rääkisin, ta ütles, et kui ajakirjanikud sinu kätte said, ju neil on minu number ka olemas. Ma ütlesin, kui küsitakse su numbrit ja nime, et kas ma võin anda, siis ta ütles, et võib, et mina leidsin, aga noh, kuna nüüd tema on omanik, et siis jätan nagu selle otsustamise talle. Numbrit ta nagu lubas anda. On tehtud, et see täitsa suvalisi pilte kuskil jää peal ja ei saanudki aru, kus kandis see võib üldse tehtud olla. Pühajärvel või Harkujärvel või... On Kiisk, eks või? Jaa. Tüdruk pidi nüüd 18 olema. Vahepeal jäi unarusse täitsa see kaamera nagu kuskil autosse vedelema ja tuli ühe korra lihtsalt meelde ja arvutil sai uus arvuti soetatud, sellel oli see mälukaardi lugeja ja siis lihtsalt oligi huvi pärast, et vaataks nüüd, kas see asi nagu töötab või tööta, et kindel nagu ei olnud, et sealt üldse midagi välja nagu tuleb, aga tuli välja, et oli kõik korras. Et pildid olid kõik kenasti säilinud, et 410 pilti vist oli minu mäletamist mööda seal nagu kõik oli täiesti kvaliteetne, siuksed perepildid, maastikupildid. See omale Facebook tehtud, mõtlesin, et peaks nüüd selle kaudu siis äkki proovima, et kuidas see Facebooki asi toimib, ja üsna kiiresti siis leidsin selle kaudu omaniku üles ja omaniku esmane reaktsioon oli suht siukene üllatunud, et ega ta ei osanudki väga midagi nagu öelda, et ta oli kindlasti juba unustanud isegi selle ära, et ta see kaamera üldse oli, et nad sellega oodanud oli, et suht sõnatu oli, ja ta ütles lihtsalt, et ta sai siis oma tuttavate käest ka teada, et Facebookis selline asi on ja ütles, et eks see võtab lihtsalt sõnatuks, et ei oskagi nagu midagi öelda, et pidi olema suur sündmus nende jaoks, et kui inimestel vanad siuksed mälestused kuidagi tagasi tulevad, mis on nagu ammu kaotsi läinud, olidki siis nagu sotipäeval kõik. Robu sees olla, et see teeserv on jah siin. Nüüd on vist siin niidetud nagu, aga aed on ka siin eelmine aasta alles tehtud minu arust. Kus see umbes oli? Ütleme siin samas niimoodi, et sinust siis meetri võrra siit tee ääres niimoodi robu sees. Rohi või siukene. Eks ta on jäänud nagu kuidagi kahe silma vahel teistele, või see on niisugune kokkusattumuse värk, et sa sinna siis peale astud ja jalaga nügima hakkad seda. Hetkel on siin maas paks lumevaip, aga kui see sündmus aset leidis, see leidmine aset leidis, siis oli siin kena suvi. Mis siin juhtus? Tulime, tegime lihtsalt väikse peatuse, olime teel Peraküla randa sõbraga ja tulime autost välja ja siin mingil ühel hetkel tundus jala all mingisugune asi, et sai jalaga nagu nügitud seda eemale, tundus, mis asi see nagu on, et see ei ole nagu kivi, et
et ja vaatasime maha, vaatasime fotoaparaat. Võtsime selle fotoaparaadi välja sealt rohu alt. Suht siukse vettinud ja kehva olemisega. Ei osanudki nagu midagi teha, mõtlesime, et jätaks kuskile siia serva peale. Ja siis tundus, et pole ka nagu õige mõte, et võtaks kaasa, et vaataks, et mingi mälukaart on sees, et äkki ikkagi saab sealt mõned pildid kätte ja leiab äkki hiljem omaniku nagu üles. Ja vahepeal jäi üldse nagu unustasin ise ka ära, et see autos siuke asi mul kogu aeg kaasas seisab ja siin nüüd talve poole tekkis moment ja süvenesin ja tuligi välja, et pildid täitsa olemas ja nii see lugu oli lühidalt kokkuvõttes.